Ja tere tulemast järjekordsesse Most Ärikooli laivi. Tänaseks meie saatekülaliseks on Vallo Põldaru. Ja räägime mitmetel teemadel. Näiteks SEO, kasutajakogemus ja muuhulgas ka sellest, et Vallo on aasta lektori teist ja kolmandat kohta jagamas. Aga loodetavasti ta peagi liitub meiega. Seni tuletan meelde, kes mina olen. Erki Tammleht, Most Ärikoolis PR ja turundusjuht, varasemalt ka umbes 15 või natukene rohkem aastat tegelenud turundusega. Ja seda nii Eestis kui Soomes ja väga erineva suurusega ettevõtetes. Tarkvara turundanud, nüüd koolitust, eks ole, siis kodusisustust ja ehituskaupasid, issand kütust ja mida kõike veel. Aga kannatame, et kohe peaks Vallo liituma. Vaatame, kas ta äkki... kirjutasin Vallole, et ootan teda. Et loodetavasti ta ja midagi vastab mulle nüüd. Tundub, et Vallo on väga tugev SEO-s, aga mitte nii tugev Instagramis, mis mind üllatab muidugi. Nii, Vallo Põldaru joinis meiega. Väga tore, saame kohe sammu edasi. Lehvitasin talle, nüüd ta tõenäoliselt saab ka joinida meile siia kaasautoriks. Ma loodan, et Vallo kuuleb mind juba. Vallo, sulle peaks olema tekkinud võimalus, et sa saad joinida ka vestlusega, et ole hea, vajuta seda, siis ma saan sind aktsepteerida. Nii, saadetud, nii et kohe ta peaks jõudma meile siia ekraani teise poole peale. No hallo. No tere, Vallo. Ma siin natuke kuulsin kommentaare ka, mida siin vahepeal juba ütlesid. Kuidas ma ütlen, et ma millegi pärast üldse ei mõelnud sellele, et võib-olla Instagram ei ole see kanal, millest sa väga tugev oled, et olles nagu vist, kui ma mööda ei pane, Eesti selline top 5 SEO tegi, jah? Nii ta on. Ja, et see osa, et muidu ma olen seda niimoodi, kuidas ma ütlen, enne laivi vahest läbi käinud, aga ma isegi tulnud selle peale, et selle peaks sinuga nagu läbi käima, et mulle tundus, et ma hakkan õpetama õpetajat, et see ei ole võib-olla päris kohane, et nagu kingsepale õpetada, kuidas kingi teha. Mida ei ole ikka oma spetsialiteet, jah, et mul on see täiesti teine valdkond. Absoluutselt. Kuule, aga mind ilmselt natukene teatakse ja ma siin vahepealset aega kasutasin ka osavalt ära selleks, et seda täita jutuga iseenesest, aga võib-olla päris kõik ei tea sinust, et räägi natukene, et mis sa teinud oled või räägi natukene oma karjäärist, et Most Ärikoolis sa oled, eks ole, lektor ja ma juba jõudsin öelda, et aasta top 3 hulgas.
aga mis sa peale selle teed, et mis on see sinu amet või mida sa teed? Ja no ameteid on mul isegi selles mõttes palju, et ma nagu kõik üldisemalt ma olen ettevõtja tegelikult siis digiturunduse valdkonnas, aga samas ma pean ennast pigem ikkagi vabakutseliseks, et mul on see teenuste nagu kompott on üpriski lai, et ma olen ise nagu alustanud ikkagi kodulehe arendusest kui sellisest, et ma tegin WordPressi peal kodulehti, aga et see on ajas nüüd kasvanud tegelikult, et ma 2 aastat olen nüüd ikkagi tegelenud siis ainult sellega, et kodulehed Google'is võimalikult hästi välja tuleksid. Ja kuidas sa nagu jõudsid selle erialani või mis selle valiku aluseks oli, et kirjelda nagu seda teekonda ka, et sa oled ettevõtja, aga mis sa nagu tegid või kus sul see mõte tuli või kuidas sa jõudsid selleni, et see ei lähe ju niimoodi, et istun, mõtlen ja siis järgmine päev olen tohutu, eks ole, kodulehtede spets ja jagan SEO-d ja kõike muud. Ja, no selles mõttes mina ka mõtlen, et üldse see elu tervikuna on ju protsess, on ju, et kõik need asjad nagu, et sul on nagu mingigi lai suund on ees ja sa ei tea, mismoodi sinna jõuda, aga samas elu nagu lõpuks nüüd tagasi vaadates sa näed, on ju, et kogu see teekond on tegelikult nagu viinud sellele, on ju, et mina ka nagu lihtsalt tegin hobi korras koduleht, on ju, aasta oli siis a la 2009 või midagi sellist. Ja siis ma lihtsalt need tehnoloogiad nagu tulid, siis just tuli WordPress on ju, ja ma pusisin ja katsetasin neid asju nii-öelda lihtsalt nagu enda huvist. Ja siis muidugi järgneb muidugi see on ju, et keegi kuuleb sellest on ju, et sa nagu oskad midagigi selles valdkonnas teha. Ja siis ma nagu tegin öelda teistele ja ütleks isegi tasuta on ju, et ma nagu mõtlesin, et mis ma ikka raha küsin, ma olin a la, ma arvan, mingi 17-18 võib-olla siis. Ja sealkandis ma tegin nagu seda tööd ja ma olen töötanud ka nagu palgaliselt sellisel töökohal, kus ma sain siis veel nagu indu sellest juurde, et mul on nüüd olemas need piisavad teadmised, ma tunnen, et ma võiksin nüüd oma ettevõtte teha, tegin ärikoolituse ja hakkasin siis kodulehti nii-öelda tegema. Mul olid kohe tegelikult enda kliendid olemas, on ju, et see ka tegelikult mingil määral nagu motiveeris seda sammu tegema, et tollel hetkel, siis ütleme 3 aastat tagasi, mul olid ikkagi nagu ettevõtted ja sõbrad, kes ikkagi siis palkasid minu teenused on ju ja ettevõtte alt on seda kindlasti nagu parem teha. Ja et see protsess viiski nüüd sellesse, et ma nägin, et ka selles kodulehe tegemises mulle meeldis ikkagi mingisugused kindlad etapid, et mulle see kogu tervik ei meeldinud on ju, et seal on see kood ja välimuse pool ja lõpuks siis SEO on ju ja lõpuks tegelikult see SEO oligi see, mis mind kõige rohkem köitis. Ja ma hakkasin selles suunas nii-öelda samme tegema, kui ühel päeval lihtsalt tuli mulle postkasti kiri, see oli 1,5 aastat tagasi, et kas sa tahaksid tulla nagu meile partneriks, ehk siis Eesti üks agentuur vist ütles, et tule võtta kogu meie SEO-d nagu osa tervikuna üle. Ja nagu sellest päevast tegelikult ongi see, et mul enam nagu polegi huvi väga muuga tegeleda, sest see valdkond on minu jaoks nii põnev. See on nii lahe ja see lugu tegelikult on kõigil natukene sarnane. See algab umbes sellest kohast, et sa teed midagi, mis sulle meeldib või mida sa armastad ja sa teed seda küllaltki hästi ja ühel päeval sa saad aru, et ma olen seda nüüd teinud mingisugune, ma ei tea, X korda või X aastat sõpradele ja tuttavatele tasuta. Ja aina rohkem tekib inimesi, kes seda tahavad, et nagu peaks, eks ole, tegema ettevõtet, ega tasuta tööd nagu lõputult ei jõua teha, et selle peale hakatakse kodus ka lõpuks küsima, et kas midagi targemat ei ole teha või, et sa istud jälle arvutis, on ju. Ja teine pool on see retsept, eks ole, et tee seda, mida sa oskad ja tee nii hästi, kui sa oskad, et siis on nagu maru lihtne õnnelik olla, seda üldiselt ka märgatakse. Aga ma enne jõudsin ka öelda, et sind loetakse selliseks nagu top 5 hulgas tegijaks, et mis on see, mida sa teed teisiti kui need, kes ei ole seal top 5 hulgas, et need, kes ütlevad, et nad teevad SEO-d, neid on 10, kui mitte 100 vabariigis. Ja selles mõttes tegelikult ikkagi sa mingil määral ütlesid ka kohe nagu vastasid endale, tegelikult neid tegijaid on vähe üpriski, et see valdkond tervikuna on nagu kõvasti hoogu kogunud võib-olla viimase, ütleks isegi ongi võib-olla 1,5 aasta sees, nagu, et ma näen, et nagu firmad hakkavad rohkem panustama ka suured ettevõtted nagu SEO-sse rohkem, et enne seda on see teadmised on olnud olemas, on tehtud nagu igasuguseid asju, aga nüüd see nagu rahva tasemel siis see, nagu see populaarsus on nüüd jõudnud oma nagu kõrgemasse punkti, aga samas nagu sellist kvaliteetset tööd, et sa tead, et sa nagu saad ka selle eest midagi, et neid tegijad tegelikult mina nagu indiviididena, kes ka sellisel nagu minu nagu freelanceri tasandil teevad, on tegelikult ongi võib-olla 10 ja suurtes agentuurides on kindlasti nagu majalised tiime, kes nagu selliseid teenuseid pakuvad.
aga et samas neid teenusepakkujaid ikkagi on üpris vähe Eesti mõttes ja ka nii palju, kui mina olen vaadanud, kui eesti kui ingliskeelses maailmas tegelikult nagu SEO on tegelikult hästi lai maailm, seal on nagu hästi palju valdkondi, millele sa saad ka spetsialiseeruda. Et Eestis näiteks väga paljud on spetsialiseerunud just näiteks linkide ehitamisele, et viitad siis ühelt kodule teisele. Minu spetsialiseerumine on pigem siis kodulehe enda sisuline pool ja see, et nagu isegi ilma linkideta saab täiesti edukalt nagu kodulehe nagu toimima panna, päringuid sisse tooma. Et mul see nagu loogika natuke teine, mis nagu Eesti kontekstis on pigem harv ja samas ka see protsess, mis ma nüüd selle ütleks siis a la 5 aastaga olen välja töötanud, et ma ei ole mitte kusagil sellist näinud ja näiteks ma praegu kirjutan ühe siis ettevõttele nagu sisemist nagu e-raamatut on ju, et nad nagu mismoodi nad saaksid ise paremini teha, et see on nagu suur firma, kus on palju inimesi ja nagu neid liikuvaid rattaid tööl on ju, et siis ka nagu see assistent, mis mulle kirjutab, ütleb, et sa annad nagu nii palju infot ära vaata, et tegelikult seal on nagu väga palju infot ja loogikat, kuidas see asi toimib, aga Eestis tegelikult seda sellisel tasandil ma ei olegi näinud nagu. Et see on ka kindlasti võib-olla üks asi, mis toob inimesed ise minu juurde, et ma ise endale tegelikult reklaami juba tegema. No super ju, et see näitab jällegi sinu taset, eks ole, teistpidi, et sa ise ennast ei pea reklaamima. Aga SEO kui tegevus on ju, kuidas ma ütlen, et on üks väheseid, mis toimib ka siis, kui su krediitkaardi peal raha ei ole, et kui sa oled selle ära teinud, eks ole, et kõik igasugused Google Adsid ja sotsiaalmeedia reklaamid, et sellel päeval, kui sa enam labidaga nii-öelda raha peale ei viska, siis kõik tšau paka, et su reklaam on läbi ja oled kadunud, eks ole, eetrist. Et SEO tehakse, eks ole, selleks, et olla otsingu tulemustes orgaaniliselt esilehel, eks ole, et kui sa tahad mõrva peita, siis pane see Google'i teisele lehele ja mitte keegi ei leia seda. Et mida, aga kõik ei mahu sinna esilehele. Et Google'is on palju lehti, kuhu mitte keegi ei jõua, aga seal on väga palju ettevõtteid. Aga mida need teevad teistmoodi, kes jõuavad sinna esilehele, et kas sul on mingisugust nagu sellist, kuidas ma ütlen, retsepti, et tee niimoodi, et siis sa nagu suudad esilehel olla? Ja, no laias laastus on seal nagu SEOs nagu strateegia mõttes ongi nagu 2 peamist teed on, et see on nagu sisu pool ja on see linkide või siis nagu väliste viidete pool on ju, et lahti olla kumma tee sa valid või valid mõlemad, siis nagu kes kõige rohkem kütab on ju, see kõige kõrgemale nagu saab on ju, et selles mõttes seal ongi see, et kui sa tahad nagu ülespoole saada, siis kirjuta väga täpselt kõik oma teenuste lehed ükshaaval lahti või siis need näiteks tootekategooriad, mis sa müüd on ju. Ja kõige lihtsam tegelikult, mida sina saad paremini teha, kui sul on nüüd ettevõte või sa tahaksid nagu internetis või Google'is nüüd sinna esilehele jõuda, siis võtagi lahti need esimesed 10, kes seal praegu on, vaata, mida nad teevad ja tee paremini. Ehk siis nagu seda nii sisulises mõttes kui ka siis näiteks viidete mõttes on ju, et see on nagu kõige selline lihtsam öelda viis, aga samas Eestis see konkurents praegu, ma ütleks, on veel pigem väike ja väga tihti isegi Google eelistab ajalist mõõdet. Ehk siis kui keegi aastal 2000 sinna sai ja ta näeb, et inimesed seal lehel käivad, need näitajad on nagu külastuse ja lehel viibimise mõttes väga head ja samas keegi on küll vahepeal on küll 100 uusi lehti tulnud, aga see leht ikkagi on toiminud ajas, siis seda nagu ei raputa isegi tihti sisuga ära. Et väga palju valdkondi, kus ma nagu kliendid ongi ütlenud, et et ma tahan sinna jõuda, et vaata, ma näen, et Google'is tulevad mingid väga nagu lambised lehed välja, siis ma tegelikult ütlengi, et see lambine leht on top 1 olnud nagu 10 aastat, vaata, et see on nagu, peab nagu väga täpselt mõtlema, nagu, et mismoodi seda saavutada. Aga ma küsin siis teistpidi, et see, kuidas saada topi on nii-öelda, eks ole, lihtne, et vaata oma valdkonnas, eks ole, et mis on teinud need ettevõtted, kes on seal nüüd esilehel ja õpi sellest ja tee paremini ja imeväel oled sa järsku seal olemas, on ju. Aga mis on võib-olla sellised, kas on üldse selliseid tüüpvigu või kas sa saad näiteks välja tuua mingid tüüpvigu, mis takistavad, et pingutan, et enda arust teen kõik, aga tuhkagi, ikka istun seal kuskil 2. või 3. lehel. Kirjutan kõik head sisud ja lingin välja ja väljapoolt saan sisse ka linke, aga ei tõuse see reiting. Et kas on seal midagi sellist, mis nagu seda, kuidas ma ütlen, et takistab seda statistikat või takistab nagu seda analüütika poolt, et... Ja. Esimene pool sellest kindlasti on tegelikult selles mõttes ka nüüd vastupidi ajaline mõiste, et
kõik teised kanalid peaaegu, mis eriti digiturundus on, et sa maksadki selle raha ja saad seal üpriski kohe nagu tulemuse. SEO-s on see, et see sõltub Google'i suvast, on ju, millal Google su lehel üldse käib, kui tihti seal käib, kas talle meeldib see sisu, mida konkurendid teevad. Et tegelikult, kui klient ka tuleb, mulle ütlen, on ju, et ma teen sul selle SEO ära ja maksan selle ja sina annad mulle selle raha, aga see tulemus tegelikult tuleb sulle võib-olla 6 kuu pärast, võib-olla tuleb veel hiljem. Et seal on tegelikult see, et inimesed ka kohe mõtlevad, et nüüd sai midagi kodule tehtud, on ju, et miks ei muutunud, on ju. Tegelikult esimene asi ongi see, et oodatakse nüüd kohe seda tulemust. Ja ma toon ka nüüd see, mis veel nagu valesti tehakse, ongi see, et SEO mõttes nagu on kuuldud, on ju, et tuleb mingit sisu kirjutada ja blogipostitusi teha ja rääkida nagu oma valdkonnast. Aga samas seda tehakse ilma, et teadvustatakse siis märksõnu ehk siis neid sõnu, mida inimesed reaalselt Google'isse panevad ja millele nad vastust otsivad. On ju, et SEO mõte on see, et mina tean, et inimene otsib nüüd seda konkreetset teenust, on ju, või toodet, ta tahab endale elektrilist hambaharja, siis ta guugeldab parim elektriline hambaharja, on ju. Ja minu eesmärk on nüüd täpselt tema soovile siis vastutulek ja vastava lehe nagu ja sisu pakkumine talle. Aga mul ka just on siin hetkel üks klient, on ju, ta on kirjutanud võib-olla 30 postitust ja mitte ühelgi neist ta pole maininud nagu oma teenust. Ta on kirjutanud nagu mingi võrdlused teiste sarnaste teenustega ja mingid asjadega, aga ta pole kordagi öelnud, nagu mis on ta teenus ja mida ta teenust teeb. Just selles mõttes, et nagu seal pole mingit vastavust sellega, mida inimene Google'isse paneb ja siis ta palkabki mind, et näed, ma olen teinud tööd, on ju, ma olen maksnud raha välja, mitte midagi ei juhtu, siis ma ütlen, et tegelikult nagu 10 sammu tagasi see oleks tegelikult pidanud alustama sellest, on ju, mis on see sõnapaar, mida inimene Google'isse sisse trükib ja vastavalt sellest kirjutama, et meil lihtsalt ära kirjuta nagu, et nagu sotsiaalmeedia puhul on nagu see, et sa mõtled, on ju, et kas on mingid sündmused tulemas või on mingid mis iganes jõulud või sõbrapäev, siis sa kirjutad sellest lähtuvalt, on ju, aga Google'is tegelikult kõik taandub sellele, et sa kirjutad siis märksõnadele vastava või inimese otsingule vastava sisu. Et ma arvan, et see on üks peamine asju, mis nagu tehakse. Ja muidugi üks asi on sisu pikkus, et mõeldakse, et väga tihti näiteks on, et mul on nagu 5 teenust, mida ma pakun ja ma teen siis teenuste lehe ja panen iga ühe teenuse kohta ühe lause, on ju. Et see ongi see konkurentsi nagu võrdlemise mõte, on, et kui sul konkurentsil on iga ühe teenuse kohta kirjutatud 600 sõna, on ju, siis sul ei ole absoluutselt mingit lootustki kuskile saada. Et kõigepealt nagu hakkagi sellest pihta, et iga see teenuse leht lahku ja pane sinna igale asjale sisu juurde, on ju, sa näed, et esikümnes igaüks kirjutab 400, siis sina pead vähemalt 500 kirjutama, et enne nagu ei tule nagu selles osas nagu mingit muutust. Ja ma ütleks, et ka kolmas asi ongi see, et nagu siis seda sisu kirjutamist teatakse ja nagu inimese huvile tullakse vastu, aga samas ei tulda siis Google'ile vastu, et Google'il on omad need tehnilised nõuded ja loogika, mille põhjal see algoritm neid nagu lehti vaatab ja väga tihti jääb ka see puudu, et sisu võib olemas olla ja märksõnade mõttes isegi õige, aga Google ei loe sealt nagu välja, et see leht on hea. Väga suurepärane. Ma enne korraks nagu puudutasin seda poolt ka, et reklaam töötab nii kaua, kuni sa maksad, eks ole, SEO töötab natukene pikemalt, et kuni keegi teeb paremini ja sa hakkad allapoole langema sisuliselt, eks, või Google avastab, et su kodulehel ei toimu enam mitte midagi, et hindab võib-olla, et sa oled nii-öelda kustunud täht ja hakkab sind allapoole reitima. Aga oskad sa nagu öelda, et kui suur osa, võiks olla nagu sellisel SEO poolt tulnud trafficul või käibel või tegemist on ju nii-öelda sooja liidi või sooja kliendiga, kes tegelikult otsib oma murele lahendust, et ta on valmis tarbima su teenust või kaupa ja ta lausa otsib seda. Et mulle tundub nagu kõrvalt vaadates või mõeldes, et tegemist on nii-öelda potentsiaalse müügikäibega, mida võib-olla kõik ei kasuta ära. Ja see on kindlasti, mina enda töös ka näen seda, et nagu selles mõttes, eriti kui näiteks keegi Google Analyticsist nagu vaatab, et mismoodi see liiklus nüüd nii-öelda jaotub nende erinevate kanalite vahel. Nagu kõige tervem on see, kui ta jaotub, siis ütleme võrdselt, et
näiteks ütleme siis kas või 4, on ju, et sul on nagu 25% on siis näiteks SEO ja siis on see makstud reklaam ja siis on sotsiaalmeedia ja siis see viimane 4 on näiteks nagu Google'i mõttes direct ehk siis inimene teab su brändida, paneb selle aadressi ise juba nagu sinna brauserisse sisse või tegelikult ka direkti alla lähevad need nagu, mis nagu Google ei oska tuvastada allikat ehk väga tihti, kui näiteks tasuline reklaam on valesti seadistatud, siis ta võib ka sinna alla minna, et see on nüüd hoopis teine teema, aga keegi ka just siin Facebooki grupis nagu jälle kunagi nagu küsis, et mul nagu 80% kodulehe nagu külastusest on direkt nagu on, et mismoodi see on võimalik või no tegelikult see ongi lihtsalt sellepärast, et sul need nagu seadistused on valesti tehtud ja käibe mõttes on see jaotumine tegelikult nagu üpriski sarnane nagu ka selle liikluse sissetuleku mõttes, et SEO eelis on see, et tema konversioonimäär on kindlasti kõige suurem, et ta päris 2-kordne ei ole nüüd võrreldes teiste kanalitega, aga et kui näiteks mul siin mõnel kliendil e-poes on nagu SEO on siin a la 8% konversioonimäär, et siis nagu muud kanalid on seal veel 4-6% kandis, et ta ikkagi on nagu tunduvalt parem nagu päringu või müügi tegemise mõttes, kuna sa saadki täpselt inimesele anda seda nagu vastust, mis ta sinna Google'isse trükkis on, et teistes kanalites ikkagi nagu nii-öelda poolenisti siis määrid talle pähe asja, mida ta veel ei tea, ta tahab, aga SEO mõttes sa tead täpselt, on ju, mida ta tahab ja et minu teenus on vaste sellele ja siis sa tahad talle selle nagu enda lehe siis kohe nagu võimalikult hästi nagu ette sinna pakkuda. No siin natukene võib-olla koorub nagu järgmine mõte või küsimus välja, et ühelt poolt, eks ole, et kui sa kirjutad võimalikult nagu Google'i otsisõnade põhise või nii-öelda, et Google'i skriptid armastaksid sind, et seal on ju teine pool ka, et su lehele tuleb tarbija. Et selle tarbija nagu, kuidas ma ütlen, või kliendi niisugust valikuid või kliendi kogemust peab ka silmas pidama. Et sa pead sinna nagu selle inimliku mõõtme jätma ja kirjutama võib-olla midagi muud. Ja kliendid ei anna sulle kuidagi tagasisidet, et kas neile meeldis või meeldi. Võib-olla bounce määr on ainult see, mis annab sulle tagasiside, et kui sa oled ikka väga nagu Google'ile meeldinud, aga tegelikult ei kajasta su nagu leht seda, mida nad otsivad. Et kuidas sa selle tasakaalu saavutad, et olla nagu ühtepidi Google'ile meelepärane, aga teistpidi, et nagu elav inimene, kes sinna lehele jõuab, tunneb, et temaga tegeletakse, et seda ei ole tehtud sellepärast, et kuskile nagu skriptile meeldida. Just. See on jah, selles mõttes päris paljud nagu, eriti kui nüüd keegi, kes nagu klient ütleb, et ta tahab ise nagu sisu kirjutada, on ja siis ma loen talle Google'i mõttes ette nagu, et see on nagu reegel on see ja see ja see on just nagu, ongi, et oota, aga mismoodi siis nagu lõpuks välja kukub, et selles mõttes ikkagi peamine reegel on see, et kirjuta ikkagi lugejale. Et see on nagu esimene samm ikkagi, et tekst lihtsalt sa pead neid nagu märksõnu seal sees kasutama neid asju, mida inimene otsib, aga samas see tekst ikkagi peab olema korrektne siis nii loetavuse kui õige keele mõttes ja see on nagu tegelikult kõige alus. Et sellest tuleb lihtsalt nagu pihta hakata ja tegelikult nüüd, mis siis algoritmi jaoks või Google'i jaoks on tegelikult olulised asjad, need on pigem nähtamatud asjad, mille peale lugeja isegi mitte kunagi ei mõtle ega isegi pane. Et nagu selles mõttes ongi see nagu hästi nagu tasakaalus ja see on ka tegelikult ajas muutunud, on ju, et võib-olla oligi 20 aastat tagasi oli klassika see, on ju, et sa tahtsid Google'is välja tulla, siis sa nagu kirjutasid nagu valge nagu taustal peale valge teksti, et ainult Google näeks seda, on ju, Google'i see täiesti nagu piisas, on ju, et tänapäev need Google'i algoritmid siis aastat see tegelikult muutuvad selles suunas, et ikkagi kasutaja on kuningas, on ju, klient on kuningas, et selles mõttes Google siis ise suunab seda asja selle peale kogu aeg, et tema huvi on ju see, et otsingu tulemused oleks nagu võimalikult head ja tänu sellele siis ka tegelikult muutub kogu nagu kasutaja kesksemaks ja igasugused nagu sellised tehislikult tehtud asjad Google väga kiiresti, kui keegi näeb, et keegi selle välja mõtleb, ikkagi mõne järgmise uuendusega vähendab nende väärtust ja kasutust ja üldse, et näiteks isegi kogu see viitamise teema, backlinkide teema on praegu selline teema, et seda saab nagu väga räigelt nagu ära kasutada, et isegi nagu Google enda reeglite järgi tegelikult isegi a la Postimehe sisuturundus on tegelikult nende reeglite vastane, sest sa maksad Postimehele lingi eest, aga linkide eest maksmine on keelatud.
et noh, see on selline nagu Google'i reegel on, et seda reaalsuses ma ei teagi, kas keegi üldse täidab. Aga et nagu, et seal on ka neid nagu nii palju igasuguseid muid asju nende linkide juures, et Google vähendab arvatavasti seda veel. Kuule, aga kui me korra tuleme nagu ringiga tagasi sinu juurde, et me siin, noh, kuidas ma ütlen, et päris alguses ütlesime, et kõige muu hulgas sa õpetad ka Mosta ärikoolis, eks ole, lektorina, aga jällegi, et noh, kes on sinu juures õppinud, need teavad, aga teised ei tea, mida sa õpetad, et ava natukene seda lektori tausta ka, et mis sa teed meil? Just, et lektori taust on jah, selles mõttes see pakkumine tuli nüüd nii-öelda minu eelmisest nii-öelda spetsialiteedist on ju, et ma nagu selles mõttes ma tänase päeva teen ikkagi nagu kodulehte, aga et ka ärikool pakkus mulle siis võimalust just maandumislehti õpetada, ehk siis maandumislehe ja kodulehel on ikkagi nagu selline spetsiifiline vahe on ju, et maandumisleht on siis nii-öelda tegelikult üks osa kodulehe osast, mis on loodud siis väga hästi nagu siis konversiooni jaoks. Ja mina tegelikult siis õpetangi seda nii teoorias kui praktikas, mismoodi siis saaks võimalikult hästi luua selline koduleht ja selline sisu, mis siis sulle selle soovitud päringu või müügi tooks. Et see on see peamine asi. Ja kui suures ma ise õpin, nagu, et öeldakse, et nagu õpetamine õpetab kõige paremini, et ma ise ka tegelikult, kui ma seda kogu aeg räägin, siis ma tegelikult ise näen järjest rohkem seal nagu neid seoseid taga ja ma rakendan ka seda uute klientide puhul ja ma ise näen kogu aeg, et ajas on ju, et ka minu töö ja need konversioonimäärad tegelikult järjest kasvavad. Vaata kui hea siis, et see on nagu win-win suhe, et lisaks saad veel raha ka õpetamise eest, on ju. Aga noh, olles niimoodi top 3, et jagades teist kolmandat kohta, siis sa pead nagu midagi tegema teistmoodi. Noh, lisaks sellele, et sa oled oma töös hea, sul peab seal, noh, mingi magic peab sinus veel olema, eks ole, et ka minna õpilastele südamesse. Mis sa ise arvad, et mis see olla võiks? Jah, see eks ole nagu õpilaste teada, miks nad mind hääletasid, et selles mõttes seal võib isegi olla mitu põhjust, et vahepeal on see, et neil tekib ikkagi küsimusi ja nad jäävad kodutööda kätte, aga ma olen neile väga konkreetselt öelnud, et te võite chat'is pärast minu poole pöörduda ja igal kursusel ikkagi on keegi, kes nagu üks-ühele ka minuga suhtleb ja võib-olla isegi pärast küsib mingit asja, on ju, et ma tahaksin nüüd lehe nagu viia ühest kohast teise või mingeid asju, et võib-olla lihtsalt see, et ma olen tänu sellele neile meelde jäänud, et me oleme üks-ühele suhelnud. Aga kindlasti ka see on see kogemuslik pool ja nagu selline terviku nägemine on ju, et just siis kodulehtede pool on ju, et nagu Instas ma ei leia nagu laivi nupp on ju, aga et nagu kodulehtede mõtted on ja see tegelikult see valdkond tervikuna on koosnenud nagu väga paljudest valdkondadest on ju, et see kodulehe tegemine ja SEO on tegelikult siis mingi osa sellest, et see koduleht hästi nagu töötaks on ju, aga et seal nagu maandumislehtede koolitusel ma proovin kanda siis ka tervikuna ka oma siis nagu kogemuse põhjal nagu neid muid asju juurde, mis veel nagu nende lehe nagu võimalikult hästi nagu toimima paneks, et see ka arvatavasti annab väärtust juurde. Täitsa loogiline, eks. Aga kui me tuleme nagu selle koha peale, et noh, inimestele, mis neile meeldib, eks neile meeldivad selline umbes, et 3 nippi, kuidas midagi hästi teha või 5 nõuannet, et ega ma selles mõttes sinult ka ei jäta küsimata, et kuna sa õpetad maandumislehti Mosta ärikoolis, et noh, ja kui sa nüüd peaksid andma, et sellised 3 näpunäidet, et järgi neid 3 sammu ja noh, suure tõenäosus, kui maandumisleht tuleb päris hea välja või noh, vähemalt tugevalt üle keskmise. Jah, selles mõttes jah, 3 peamist asja, kui mina mõtleksin, siis esimene asi ja see on kohati ka siis vastandlikus mõttes viga, mida tehakse, on see, et tekst tuleb kirjutada siis nii-öelda kliendi valupunktist lähtuvalt on ju, et see on tegelikult mingis mõttes ikkagi nagu copywritingu alla läheb, aga ikkagi nagu maandumislehe puhul on ka see, et väga tihti tahetakse rääkida, et mina teen ja mina olen kõige parim. Aga nagu kui sa näed ja loed seda kogu aeg nagu igal pool ühtemoodi, siis sa tegelikult muutud sellele immuunseks ja see on nagu bänneri pimedus on ju, et sa vaatad tegelikult sellest nagu enda kiitmisest lõpuks nagu täiesti mööda. Ja et sama kehtib ka tegelikult kodulehe puhul, et pigem ja maandumislehe puhul, et tegelikult põhiline nipp on see, et räägi sellest kliendi murest, võimenda seda, lähene sellele eri nurgal, nii-öelda soojendab teda on ju, ja hoiad seda tähelepanu ja siis alles pakud enda vastuse nii-öelda sellele murele, mis tal on. Et see oleks nagu kindlasti esimene asi.
ja teine asi, ma arvan, on selline äh, mõiste on nüüd selline nagu sotsiaalne nagu tõestus. Ehk sa siis tegelikult nagu pead ikkagi sellele inimesele ära näitama, et see, mis sa teed ja sinu kliendid on päris. Et väga tihti tehakse see, et lükatakse mingi leht kokku, pannakse mingi tekst, võetakse fotopangast pildid, seal ei ole firma nime, seal ei ole sinu nägu, seal ei ole sinu tutvustust, seal pole ühtegi kliendi nagu tagasisidet, ühtegi tehtud tööd on ju. Et kui sul nagu see jääb puudu, siis tegelikult lihtsalt a la nagu Google'i või reklaami mõttes pannakse lihtsalt back ja võetakse nagu järgmine, et sa saad selle nagu päriselt, sul tekib ikkagi side selle inimesega, kes sulle seda nagu asja pakkuda tahab ja nagu sa näed ka, et see siis töötab, et siis nagu teistel, kellel on samasugune olukord olnud, et see on ka aidanud. Ja kolmas asi maandumislehtede puhul on, et see on nüüd väga konkreetselt nagu maandumislehtede erisused kodulehel. Sa teed seda võib-olla vähem ja blogi puhul nagu veel vähem, kui sa kirjutad mingit postit, lihtsalt on see, et see ostu üleskutse peab olema kogu aeg nagu läbivalt silma ees, et inimesel nagu on väga konkreetselt meeles, et mida talle nagu, see ongi see koht, vahest isegi ainuke koht, kus sa ütled talle, mida sa pakud, et sa räägid kliendi murest asjadest, on ju, mul on näiteks üks nagu konkreetne näide, on ju, et ma tegin kliendile nagu päikesepaneelide kodulehe, on ju, ma räägin hoopis nagu mingi päikesepaneelidest, mismoodi seda nagu näiteks maja omanik nagu saab seda näiteks nagu kasutada ja mismoodi see töötab ja siis on ainuke minu nagu teenuse viide on seal, et kas sa tahad endale päikesepaneeli, küsi hinnapakkumist, on ju. Siis on mingi järgmine teemaarendus, kus me räägime võib-olla mingist muust asjast, näiteks toetuse taotlemisest, on ju. Ja siis seal on see vastav jälle nagu ostu üleskutse, mis tegelikult seondub selle eelmise lõiguga ja niimoodi ma nagu kõnetan siis erinevaid vajadusi minu sihtgrupi puhul ja teiseks ongi see, et see nagu ma isegi alati soovitan, et nagu reserveeri selle ostutegevuse puhul kodulehel nagu üks konkreetne värv, mida sa kuskil mujal ei kasuta. Et nagu siis tekib see nagu ka konkreetne seos, et see nupp ja see tegevus on kogu aeg nagu seotud ja see kordub kogu aeg, et väga tihti tehakse see, et võib-olla all on mingi kontaktivorm kuskil lehe lõpus või kuskil kontaktilehel peidus, aga et samas ta peaks tegelikult kogu aeg läbivalt olema inimesed silma ees, et näiteks küsipakkumist või selline, et võtame ühendust või et mida rohkem sa seda suudad nii kodulehel kui maanduslehel kogu aeg inimesed silma ees hoida, see juba ise tõstab su konversioonimäära paar protsenti. No see paar protsenti võib olla korralikus käibes päris suur raha, eks. Aga no selles mõttes, et 3 nõuannet on meil antud. Kaasaegse inimese attention bandi me ka enam-vähem teame, me oleme olnud pool tundi eetris ja meie vaatajanumber langeb, mis on kindel märk sellest, et me peaks hakkama kokku tõmbama oma asju, et me kindlasti suudaks sellest SEO teemast rääkida võib-olla veel tund aega rahulikult ja siit ka üleskutse, et kes tahab seda teemat nagu päriselt endale selgeks teha, et kellel on seda vaja nii endale või tööks või ettevõttele. Jumala eest, tulge Most ärikooli ja juba järgmine kuu algavad järgmised digiturundusjuhi kursused ja selle käigus saate Vallot vist rohkem kui 1 õhtu kuulata, eks ole, maandumislehtedest. Vähemalt 2. Just, ja vahepeal teha veel kodutööd ka, nii et kaldal ujuma ei õpita, kodutöö põhjal tekib küsimusi, Vallo vastab kõigele ja saate teha seda kas oma ettevõtte või mis iganes, eks ole, praktikabaasi või mille alusel. Nii et kõik elust enesest, olete oodatud, suur aitäh sulle, Vallo, ja suur aitäh kõigile kuulajatele. Ja, palun, kohtume siis. Kohtumiseni, tšau. Tšau.